saab 7 varsti. Tead, juuan päris varakult, päris ajaliselt. Kalja, kuidas tunne on? Väga hea. Tead paneb meile paadikaarti paika. Ma peaks hakkama kaardi loomist. Ma olen nüüd natuke rõõmsam. Päsin, kohe telka veel pisti panna. Süüa praegu ei pakuta. Me jõudsime saare peale. Ma ei tea, kas Jaani on näha, on küll. Me jõudsime saare peale ja me leidsime endale toredad naabrid. Või nagu kõik on toredad. Või me süüta nende käes, nad olid toredad. Ühesõnaga siis nüüd me naudime veini. Ma hakkan tatleid sööma. Või me hakkame tatleid sööma. Sellepärast, et üks ei kodus kõhu täis ja teine ei söönud. Ma ei söönud lõunad. Okei. Ja. Ei ole hullu. Ma olen kõik hästi. Ühesõnaga me enjoyime ja naudime päikseloojangut. Ja siis vaatad, mis saab. Teilt läheb püsti panna. Keset tööd. Olekusse juua ennast. Ja kõigepealt läheb piisavalt olekusse ennast juua, et seda telki püsti panna. Tõesti. Me lähme potti ja panne pesema ja ma pean pissil käima ja oh my god, vaadake seda päikseloojangut. Ei ole näha seda suund minu nägu sisse, aga päikseloojang on uus. Kuidas tunne on? Toit oli nagu 5 tänni restoranis. Väga mitte meeldiv, võib-olla kui ma olin noorem, siis mulle maitses, aga nüüd ei, tegelikult ma ei vingu. Mõnus oli. Aga lähme nüüd poti pannitama. Vannitama. Kui meil on pott ja panna vannitama. Atsaki. Atsaki ma käin. Tekku nii noh.
Say hi. Hi. Me tulime ära oma hubasesse telki. Kell on 10 läbi midagi ja mina olen küll mega läbi. Vaata mu see küll liikus. Seega ma olen mega läbi ja hommikul on varajalt. Ja nüüd siis, kui ma ta vara üles sain, seda üürkab mu vette. Aga me nüüd vaikselt läheme tuttu. Ja õigute. Meil on nagu suht palju rahvast seda, mis juurde tulnud. Aga see meid ei häiri. Siin tundub, et on nüüd just kõige tihedam liiklus, kui tahaks magada. Ai, kell 10 hakkas ju rahu. Oota, keegi tuleb juurde veel. Savia. Ja ei midagi, ei, Savia on lihtsalt nagu... Mul on taskuga. Ma just räägin, mingi liiklus siin on. Aga jäta või. Head öökeile ja homme näeme. Tšus-tšus, mis sa ütled? Kuidas see oli hispaania keeles? Buenas noches. Buenas noches. Hombres. Hombres. Mehed. Ei, hombre oli ju naine. Oli jah? Jah. Kidoi. Ciao. Tere hommikust! Täna on laupäev, 25. mai ja mis kell on? Pakun 9 midagi. 9 läbi. Me teeme hommikusööki. 9.16. Hommikusööki. Ilm on Hiina. Öösel oli natuke külm. 4 ajal hakkas, või ma ei tea, midagi sinna kanti hakkas külm ja siis Jaan puges mulle kaisu. Ja siis... see hakkas mul ka külm. Aga ja siis me võtsime endale selle magamiskoti peale. Siis oli nagu täitsa okei. Ja siis magasime pool 9 oli. Ja tegelikult oli mina ütleks suht nagu okei öö. Lihtsalt nüüd me oleme järgmine kord targemad, et me võtame magamiskoti ikkagi endale nagu tekiks peale, muidu on ikkagi suht jahe. Siis me naabritel olid siin koerad ja lapsed. Koerad ja lapsed. Lapsed hommikul karjusid. Siis koerad läksid hakkama, kui ma ütlen, naudime. Aga vist 10 ajal pidi juba päike nagu ka välja tulema. Praegu on selline nagu on, aga see hommiku söögi ära ja siis teeme sellele saarele tiiru peale. Sest saarele pidi viima siis 1,3 kilomeetri ümber või siis 0,8, et üks on pikem, teine on lühendada. Et siis ma arvan, et peame käime need rajad läbi ja vaatame, mis sellel loodusel siin pakkuda on. Aga jah, tead see meile. Normaalsed inimesed panevad matkale tulles nendele mingisugusedki jalanõud jalga. Nüüd teeme väikse. Jalanõud. Mis on need? Jalanõud. Väga head jalanõud.
välja ja mina olen roolis. Ja kala võib-olla. Ei, see on olnud ka. Okei. Ühesõnaga, supilaua võisime ka täis, panime taha, et siis kui on selline tore tahaks supilaua ka välja. Mis teed sa? Juhin paati. Näita mulle tõus sa teed. Siit kaardi pealt vaatan. Siit kaardi pealt. Ma ei tea, kas te näha, aga siin see asi, must asi on meie paat ja kuhu ta liigub ja me proovime siit liikuda võimalikult ohutult. Proovime liikuda siit vetas. Õnged on vees. Ja meil on õnged. Püüavad kala. Õhtusööki. Kui see kala ei saa, siis õhtusööki meil ei ole. Kui te näete, siis seal on Västerås. Meil on uus juht ja päike on tulnud välja. Mitte päris, aga ma juba vaatasin. See Türgi päike, vaata see kerge udu. Jaa. Ma vaatasin oma riided juba ruttu ära, sest issand jumal teab, kui päike võtma hakkab. Mis teed? Juhin paati, endiselt. 1,5 tundi on õnged vees olnud umbes. Ei ole ühtegi kala näkanud. Mingid aktsionid vahepeal on käinud siin, aga ma ei tea, kas on kala või prügi. Jaan lubas mulle tulla siia laevaninna päikest võtma ja ta ise astus rooli. Nii et ma naudin päikest. Me tulime Västeroosi, me käisime korra poes, ostsime snäkke, sest et meil tekkis mega suur probleem. Aga ostsime vist lisaks. Ei mingi probleemi. Mis suur probleem? Räägi. Meil tekkis suur probleem munast ja me pidime muna juurde ostma. Aga nüüd on kõik hästi, ma loodan. See on nagu praegu see sissejuhatus Malagasse. Ja täiega see vibes siin, see on nagu nii armas. See on mega armas koht ja see armas väike pood. Sadamast poodi oma kauba järgi, siis tagasi paati. See Malaga sissejuhatus. Ühesõnaga, me läheme paati, lähme otsime koha, kuhu ankrisse minna. Ja ma lähen supitama ja ujuma. Oh my god, mul on palav. Ja siis Jaanil viidi see õng minema. Lant viidi minema. Tappa on praegu. Ühesõnaga, chillime. Lähme supiga vee peale. Ma ei tahtnud seal rannas rääkida, aga me oleme seal, maandusime seal. Seepärast, et seal olid inimesed, kes vist väga ei oodanud meid siia. Sest see on selline nagu privaatne saar kuskil siin teiste saarte vahel. Ja siia oli väga hea nagu maanduda. Siis me tulime siia ja siis need inimesed olid nagu veits. Kuigi ma mõistan, mina tahaks ka nagu privaatselt olla, aga nagu samas mind ei häiriks 2 inimest, kes lähevad supilauaga nagu nii. Jaa, kui keegi tuleks meile see, siis ma oleks täiega nagu davai, tulge, noh, ruumi on. Aga nad ei tahtnud muka jagada isegi neid maandumissaladusi. Maabumissaladusi.
et kas vesi on sügav ja kas saab ja. Aga siin me oleme, naudime seda kõike. Nüüd sa said nüüd. Me oleme siin rannas täiesti kahekesi nüüd. Thank God. Me ajasime oma veinilembusega kõik inimesed minema. Ma arvan, me jäime liiga purju ja haksime liiga kõva häälega rääkida. Võib-olla me jäime lihtsalt liiga purju. Aga me nüüd hakkame telke ja asju püsti panema. Me nüüd pakime asju lahti ja siis arvatakse hakkame õhtusööki ka tegema varsti. Ja siis me mõtlesin... püsti ära, paneme oma kämpi püsti ära, siis hakkame. Ja siis ma mõtlesin, et võiks lõkke teha õhtul ja siis siit näeb isegi Västeroosi neid öised tulesid ja ühesõnaga, I'm excited. Kas sina ka? Ei, aga totally. Totally. They're totally excited. Ma olen siia poole. Me teeme kõik asjad ära paadist. Ma vahetasin oma riided ära. Panin pikad riided, sellepärast, et mu kõik keha on põlenud. Ja nüüd me vist hakkame õhtusööki tegema. Ja? Jaanil ei ole veel kõik põlenud. Ta endiselt arvab, et tal on kõik hästi. Et sul ei ole kõik põlenud, sa endiselt arvad, et sul on kõik hästi kehaga. Aga kuuleme muusikat. Joome natuke närvide rahustust. Vaadake ilus lillepõld siin taga. Ja hakkame süüa tegema. On ju? Istun siin rannas, issa kui punane ma olen ja päike on just seal loojunud väga ilusalt. Meil on lõkke, tegime lõkke, et seda kõike romantiliseks saada. Ja Jaan läks kala püüdmast, nii kalamehed sõitsid mööda ja ütlesid Jaani, et seal nurgas on kala. Ja Jaan oli lihtsalt supiga läinud. Aga väga mõnus vibe. Väljas on soe ja miks te küsite, et väljas on soe, miks see on? Sellepärast, et ma olen nii päikse ära põlenud. Ma ei tea, no mul on näost nagu näha, et nagu veits crazy on. Ja siis ma nagu panin pikad riided, et see päike enam mind ei kahjustaks. Või no mul olid lüksed püksid enne, aga nüüd mul on püksid ja ma sain aru, et mu jalad on ka suht ära põlenud. Aga homme on ka veel päev. Me lähme ära telki. Meie taga on kaunis päikeseloojang Västeroosi taustal. Kõik on noolis, aga... Ja no, mis jäänud on päikeseloojangust. Ja me lähme... paar kobrast. Paar kobrast. Me nägime paarde kobrast, kes tahtsid meie randa tulla, aga mõtlesid ümber, sest meid oli liiga palju. Ei mahu. Aga me peame ööseks, ma mõtlesin jätta mingid prügikotti asju nagu tellist salda, aga vist ei lähe mitte. Pigem ikka sisse panna. Siin loomi jagub. Ja siis ma ütlesin Jaanile, sellepärast terve see saar ongi üksik. Loomi jagub. Siis loodame, et nad liha ei pea, et mingid puud meie peale langeta. Aga muidu paat loksub. Meri on vesi. Järv. Vesi on natukene rahutu. Eks seda, lihtsalt tuul on sealt poolt veits. Okei. Aga muidu... Oleks me sinna poole pannud paadi, siis oleks rahulikum olnud. Me oleme täpselt siin nurga peal, kus on tuult mõlemad poolt. Ei ole hullu, mida ei eri. Ei ole, jah. Ja pääs paat on lihtsalt. Jah.
panebki magama või pissile siis. Oh my god, stop, don't talk about it. Ma lähen kustan need viimased jäägid ära, mis seal on. Ja me lähme ära tuttu. Nii et näeme homme. Ja töö. Kui jõusin midagi juhtub. Tere hommikust! Meie öö möödus hästi. Mina magasin hästi. Ma ei tea, kuidas Jaan magas. Hästi. Okay. Meie paat sõitis hommikul natuke minema. Triivist natukene minema. Ja seetõttu me pidime paadjase kohta vahetama. Ja lisaks minu suplaua see aer. See sõitis ka minema. See ei hommikuks kadunud, aga me leidsime selle üles rannast. Ta ei olnud kadunud, me leidsime omast arust Aeru rannast. Ja siis jagasime pildi välja, et see on meie Aer. Ja ilm hakkab ka väga ilusaks minema, kell on alles 10 midagi hakkab saama. Märksime täna natuke varem 8 läbi midagi. Aga ilm läheb juba ilusaks, väiked läheb välja. Ja täna tuleb tagasi koju minna. Davai. Jaan läks praegu sinna vee peale. Ta tahab minna sinna, kus kõik kalamehed kala püüavad. Ja nüüd püüame kala saada ja sõidame vaikselt ja see on väga mõnus, mulle meeldib vaikselt sõita. Või noh, meie saar on tegelikult seal. Nii et me oleme lähedalt sellele. Siin on kõik kalamehed. Aga mina lähen vist laevalinnasse, võtan päikest ja naudin. Me oleme nüüd paidi ära parkinud ja ära pannud ja ma olen punane. Ileli punane. Kõik jalad, kõik. Ja me oleme varsti ära koju. Nii et